on olemas videod Pride'i paraadist. Eile West Hollywoodis, kus Manor ja Kasja suudlevad. Ma mõtlen, ainus katusepidu geidele kaasas viskaks sind lihtsalt katuselt alla. On hull mõelda, et ärkvel olemine tähendab, et sa kuulud inimeste hulka, kes tegelikult usuvad diktatuuridesse. Aga just seda see tähendabki. Hobuseraua efekt tõesti toimib. Ja kui sa arvad, et oled progressiivne, siis sa tegelikult ei ole. Mul on tõesti hea meel teist korda saatesse kutsuda oma sõbranna Tanja Tsikanovski, keda tuntakse üle maailma kui väga juudi inimest. Tere tulemast tagasi, Tanja! Sa oled siin Välisministeeriumi delegatsiooniga Pride'i jaoks. Jah, mul on väga suur privileeg olla koos grupi inimestega üle kogu maailma. Ja muidugi ka mõned teile tuntud isikud. Meil on Juval Davis, meil on Brianna Wu, meil on Yves Barlow. Me kõik tuleme siia. Ja lisaks inimestele tõesti kogu Guatemalast, Venezuelast. Ma mõtlen, inimesi tuuakse siia, et näha, et Iisrael ei ole see roosaks pesemise meister, nagu inimesed praegu ütlevad, vaid tegelikult on see vabaduse epitsenter. See on tegelikult koht, kus sa saad olla vaba ja olla see, kes sa oled, kui oled gei. Ja siin Pride'il olla on imeline. Ja olla siin terve nädala, kus me tegelikult näeme, kui vaba siin on. Tead, ma saan Jeruusalemmas ringi jalutada. Neil oli just Jeruusalemma Pride, tead, nii et... Jah, ma olin Jeruusalemma Pride'il ja see oli imeline. Ja tead, ma ütlen alati, et Jeruusalemma Pride on rohkem poliitiline marss ja Tel Avivi Pride on lihtsalt pidu, tead. Ja eelmisel aastal tühistati see viimasel hetkel Iraaniga peetud sõja tõttu. Ja ma tõesti loodan, et seda ei tühistata ka sel aastal jälle Iraaniga peetava sõja tõttu. Jah, täpselt, see tõesti tundub. Hullumeelne, et me peame sellest jälle läbi minema. Ma tunnen, et me oleksime pidanud juba tookord sellest õppust võtma ja IRGC peab lihtsalt kaduma. Sa ütled seda kogu aeg, aga terroristidega ei saa läbi rääkida ja me näeme, kuidas see välja mängib. Ja see on ilmselgelt palju enamat kui lihtsalt uhkuseparaad, aga mul on tõesti kõrini sellest, et uhkuseparaadid ja muud elu tähistavad üritused tühistatakse, sest inimesed rikuvad pidevalt, tead küll, relvarahu, kuna nad on terroristlikud organisatsioonid ja täpselt seda nad kavatsevadki teha. Jah, ja sa ei saa nendega koos elada, sest see on peaaegu nagu öelda 40-ndatel, et las Hitler jätkab Saksamaa piirkonnas ja me ei pea natsidest lahti saama. Sa ei saa nende inimestega läbi rääkida. Ja tead, need inimesed tahavadki meid kõiki tappa, eriti LGBTQ kogukonda, kes on tulnud sellele missioonile uhkuse nimel. Nii et jah, see ongi reaalsus, milles me elame, aga Tanja, mind tõesti huvitab, et endise kohaliku poliitikuna oled sa nüüd otsustanud kandideerida. Sa liigud nüüd uskumatult tõusalt aktivistilt poliitilisele ametikohale kandideerijaks Los Angeleses. Palun räägi meile, mille eest sa kandideerid ja milliste väljakutsetega sa praegu silmitsi seisad? Jah, kindlasti. Esiteks on minu otsus poliitikasse minna ja just kohalikule tasandile kandideerida seotud sellega, et inimesed ei mõista, et enamik asju, mis neid igapäevaselt kõige rohkem mõjutavad, on just kohalik poliitika, mitte see, mida nad riiklikul tasandil näevad. Ma ütlen alati sama asja, Tanja, täpselt samu sõnu ütlen ma. Jah, see algab siinsamas sinu koduõues ja need poliitikud liiguvad edasi. Ma mõtlen, mul on ambitsioone ka väljaspool linna. Ja kujuta ette, ma kavatsen võtta kõik, millesse ma usun ja kõik, mida olen õppinud, ka nendesse rollidesse kaasa. Õige! Nii et ma usun, et tuleb alustada kohalikult ja sa pead mõistma, kuidas aidata oma kogukonda selle mitmekesisuses. Jah, ja kõigi nende arvamuste paljususes tuleb ikkagi leida viis, kuidas tagada turvalisus ning leida viis, kuidas tagada õiglus ja võrdsus. Ja ma ei tea, mitte antisemiitlik ega antisionistlik ega lääne väärtuste vastane. Ma mõtlen, jah, vaata, ilmselgelt muretseb linnavolikogu parkimise pärast ja muretseb löökaukude pärast ning muretseb linna infrastruktuuri pärast. Aga ma hoolin ka linna südamest ja hoolin arvamustest, mida levitatakse. Ja ma hoolin ka sellest, et meie maksuraha kulutatakse viisil, mis ei ole mõeldud selleks, et meile meeldida või... Mis see sõna oli, mida ma otsisin? Ma ei suuda meenutada. See ei teeni inimesi sisuliselt, eks? See ei teeni inimesi, aga inimesi põhimõtteliselt ajupestakse uskuma. Tead küll, et põhjus, miks ma üldse kandideerin, on see, et sinu maksuraha kulutatakse sellistele asjadele nagu inimõiguste sari, mida linn korraldab.
kus lennutatakse kohale erinevaid esinejaid, et rääkida inimõigustest. Ja nad annavad platvormi ning maksavad inimestele, kes on sionismi vastased. Meile lennutati kohale sionismi vastane lesbist mees, et rääkida meie linnas inimõigustest. Palun ütle mulle, miks minu maksuraha peab selle peale kuluma? Ma ei ole naiivne ega rumal, et arvata, et kui ma saan linnavolikokku, suudan selle peatada. Ma ei suuda seda peatada. Aga ma teen kindlasti kõik selleks, et ka sionistlik hääl oleks selles sarjas esindatud ja saaks sõna. Ja sellepärast otsustasingi kandideerida, sest minu rahvast tõrjutakse välja nendest samadest kohtadest, mille meie ise oleme vabaks teinud. Põhjus, miks meil on abieluvõrdsus, on see, et juudi lesbipaar viis selle ülemkohtusse. Wow. Juudid on olnud iga sotsiaalse õigluse liikumise esirinnas ja West Hollywoodis on 48% inimesi geid või kuuluvad LGBT kogukonda. Aga kui ma ütlen gei, siis seda ma mõtlen. Mulle ei meeldi sõna queer, aga kui see on 48% gei, siis see on tõeline geilinn. Ja nii palju sellest on juutide poolt üles ehitatud, loomulikult. Ja nüüd korraldatakse paraade, kus öeldakse, et juudid pole teretulnud, sionistid pole teretulnud. Ja on olemas videod eilse Pride'i paraadi kohta West Hollywoodis, kus Manor ja Cassia suudlevad. Ma mõtlen, ainus katusel toimuv geipidu Gazas tähendab seda, et sind visatakse sealt alla. Okei. Muujumal. Ma ei saa aru, mida nad teevad või mida nad mõtlevad või nagu see on lihtsalt üks suur poosetamine. Ja see on hullumeelne, ma tahan sellest lahti saada. Esiteks ma arvan, et see on fantastiline. Tead, ma olen ise endine kohalik poliitik ja ma arvan, et sul on õigus. Samuti on kogukonna igapäevane teenimine ja inimeste igapäevaste probleemide lahendamine väga hea alus poliitilisele karjäärile. See tõesti viib sind tagasi inimeste aitamise juurde, õpetab kuulama ja õpetab, kuidas asju ära teha. Aga minu küsimus on see, sa ütlesid, et West Hollywood, kus sa kandideerid, on 40% elanikest on geid. Kas seal on rohkem klassikalisi geisid, ütleksin ma? Muidugi. Nagu minu vanused või need, kes mõistavad selle, tead, queeride Palestiina toetamise liikumise silmakirjalikkust ja hullumeelsust ning kuidas, tead, enesetapp. Kaastunne on sealsetes gei kogukondades üle võtnud näiteks log cabin, neid nimetatakse log cabin vabariiklasteks, kes on pärit klassikalisest LGBT kogukondast. Jah, ja sa nimetasid nad ära, log cabin vabariiklased, ma olen tegelikult nende eest tänulik, nad toetasid mind minu kampaanias. Nad on uskumatud. Aga sinu mõtte juurde tagasi tulles, need tasakaalukad, ameerikameelsed, terve mõistusega inimesed, kes hoolivad turvalisusest, ei taha, et kodutud masturbeeriksid põhikoolide lähedal, ei taha narkootikumide tarvitamist ja tahavad lihtsalt normaalset elu, on vabariiklased. Sellepärast ongi nad seaduse ja korra vabariiklased. Sellepärast olen mina vabariiklane. Ma olen endiselt feminist, ma olen endiselt abordiõiguse pooldaja. Mul on palju väärtusi, mis on vasakpoolsed, aga ma saan ka aru, et vasakpoolsed ei oma enam tervet mõistust. Ja veelgi enam, mul on väga lihtne näha, et vabariiklikus parteis on antisemiite, neid on seal küllaga. Aga demokraatlik partei on antisemiitlik ja ma olen seda mitu korda öelnud. See ongi tegelik erinevus. Demokraatlikus parteis on inimesi, kes tegelikult mõjutavad muutusi kongressis. Nemad on need, kes üritavad blokeerida rahastust raudkuplile. Kui neil inimestel oleks kongressis õnnestunud, oleksin ma praegu palju halvemas olukorras. Me ei peaks seda intervjuud, kui kõik need imed toimuksid. Jaa, täiesti. See on hullumeelne. Vabariiklased, kes on antisemiidid, on Tucker Carlson. Nad karjuvad taskuhäälingutes. Nad ei mõjuta meie poliitikat. Ja need, kes mõjutavad poliitikat, on meie poolel. Jah, aga mida ma vabariikliku partei kohta ütlen, on see, et vähemalt nad võitlevad selle vastu. Yeah. Vähemalt nad arutavad seda ja ütlevad, et see ei ole meie partei. Demokraadid on sellele lihtsalt alla andnud. Sest see ongi nende partei. Nad ei võitle selle vastu, sest just sellised nad ongi. Kui sa annad sõna inimestele, kellel on natsidatuudid ja nad ütlevad, ma ei teadnud, et see on natsidatuu. Jaa. Ja kui sa ergutad Mahmoud Khalili ja paned Mamdani ametisse ja nüüd kõik, mis toimub Los Angelese linnapea valimistega, ma mõtlen, me just rääkisime sellest. Aga ma olen siin täiesti hämmingus, sest ma olen Los Angeleses, eks. Nii et West Hollywood asub Los Angelese maakonnas. Kui sa vaatad West Hollywoodi kaarti, siis erinevad osad sellest on tehniliselt Los Angeles.
sellel on sama sihtnumber. Nii et ma olen osa Los Angelesest, aga lihtsalt omaenda linnas. Nii et ma ei saa linnapea poolt hääletada, sest kandideerin linnavolikogusse ja võin ise linnapeaks saada. See on hoopis teine valimisvõistlus. Jaa, eks näis, aga ma vaatan Spenceri poole, kes vaata ilmselgelt me kõik võime elada omaenda kajakambris, eks. Kui ma vaatan oma Instagrami, siis see on täis sarnaselt mõtlevaid inimesi, sest ma olen hullud inimesed eemaldanud. Aga Los Angeleses on piisavalt inimesi, piisavalt emasid, piisavalt lapsi, piisavalt inimesi, kes tunnevad end väljas olles hirmunult ja tahavad muutust. Ja mis on hullumeelne, on see, et nii Bass kui ka Aasia on juba ametis. Nad teenivad avalikkust ja ebaõnnestuvad. Ja mis on nüüd küsitlustega hullumeelne, on see, et kui valimispäev tegelikult kätte jõudis, oli Spencer teisel kohal. See oli ikka väga suure vahega. Väga suure vahega. Väga suure vahega. Tõesti, tema ja Nithya vahel oli korralik vahemaa. Ma isegi tundsin natuke enesekindlust, et me liigume edasi. Ja nüüd on äkki kõik need paadihääled kohale jõudnud. Ja mis on hullumeelne, on see, et kui sa vaatad numbreid, siis hääli ei lisandu ei Bassile ega Bradile. Need numbrid ei muutu. Äkitselt on Nithya omad huvitavad. Ta kaotab omaenda ringkonnas, kuid ometi tahab ülejäänud linn teda. Ja siis on ka rohkem hääli Los Angelese linnapea valimistel kui kogu osariigis kuberneri valimistel. See oli üks neist küsitlustest, mida ma just enne meie alustamist lugesin, kus öeldi, et Los Angelese linnapea valimistel on loetud rohkem hääli kui osariigi kuberneri valimistel. Nii et, mis toimub, Tanja? Pettus. Kas see on täielik korruptsioon? Tõesti? Peres. Ma nägin seda kellegi poolt. Mida sa mõtled? Nad leiutavad neid sedelid. Nad lihtsalt mõtlevad neid sedelid välja. Ma olin kuskilt lugenud, et nad maksid kodututele $2 või $5, et nad hääletaksid. Ma olin kuulnud, et nad maksid kodututele, et nad hääletaksid. Jah, vaata, sa ei pea hääletamiseks kehtivat isikut tõendavat dokumenti näitama, okei? Sa saad oma sedeli posti teel saata. Sa võid ka oma sedelit koguda, mis tähendab, et ma võin siin istuda ja kogu asja ära täita ning minna kellegi juurde ja lasta tal sellele alla kirjutada. Ja seni, kuni ma lihtsalt kinnitan, et kogusin selle sedeli, panen selle lihtsalt posti ja saadan ära ning ongi tehtud. Nii et sa ütled mulle, et kui ma ei lähe Skid Row'le ja ei anna kellelegi $20 ning ei ütle, mine osta endale seda, mida sa tavaliselt ostad, lihtsalt kirjuta sellele paberile alla minu jaoks ja siin on aadress, kuhu see panna. Sa oled valmis, sa hääletasid. Hääl on antud. See on naeruväärne. See on uskumatu, et meil on selline hääletussüsteem. Ma ei saa midagi teha ilma Real ID-ta, aga samas ma võin minna ja hääletada. See on tõesti hullumeelne ja täielik pettus. Kas ma eksin? Ma mõtlesin, kas on olemas mingi seadus, föderaalseadus, mis on nüüd menetluses, et kehtestada isikut tõendava dokumendi nõue hääletamiseks igal pool. Jah, aga demokraadid ei taha seda üldse. Ükski demokraat ei taha seda. Nad ütlevad, et see on rassistlik. Aga see ei lähe läbi. Praegu ma ei usu, et see läbis. Mina ei usu. Ma pean üle kontrollima. Ma lihtsalt leian, et see on naeruväärne. Kõigeks on vaja isikut tõendavat dokumenti. Jaa. Ma olin just Ameerikas ja mul olid kohtumised New Yorgi hoonetes ning ma ei saanud kohtumisele minna ilma isikut tõendavat dokumenti näitamata. Ma ei saanud siseneda tavalisse New Yorgi hoonesse nii nagu peaks, sest sa ei tea kunagi, kes see võib olla. Ja ma ei suuda uskuda, et sa saad hääletada ilma isikut tõendavat dokumenti näitamata, mis tähendab, et sa võid ilmselt mitu korda hääletada. Ja on inimesi, ma arvan, et ma lugesin midagi selle kohta, et Pakistanist pärit inimesed kuidagi hääletasid meie valimistel, kuigi nad polnudki siin. Ma ei saa sellest aru. See on lihtsalt väga häiriv teada, et me elame linnas, kus tuleb ette valimispettusi, üldse igasugune pettus on vale. Aga see, et me teeme seda omaenda huvide vastu, nagu me ütleme sõna otseses mõttes ei inimesele, kes lihtsalt tahab normaalsust. See on mees, kes läks Skid Row'le, et püüda kaitsta loomade õigusi. Karen Bassil on esitatud hagi mitme loomakaitseorganisatsiooni poolt tema täieliku hoolimatuse ja ükskõiksuse tõttu varjupaikades olevate loomade suhtes. Teda ei huvita, ta ei tee midagi. Nithya ei tee midagi. Spencer hoolib sellest, et nende põhikoolide juures ei oleks kodutuid inimesi. Miks sa tahad, et su lapsed sellistes tingimustes koolis käiksid? Ja Nithya ütleb avalikult, et tema arvates pole see tegelikult probleem. Ja just seda tahabki LA linnapeaks. Ma tõesti usun, et siin toimub midagi väga pahatahtlikku ja sihilikku. Ma arvan, et demokraatlik partei üritab Ameerikat meelega rikkuda.
Jaa, ma olen täiesti veendunud, et tead, 11. september on nüüd meedias kohal. Tead, nad ütlesid, et meie vaenlased on meid füüsiliselt sihikule võtnud. Meedias, meie koolides, meie poliitikas. Ja nad teevad seda. Ja nad teevad seda väga hästi. Ja see on hirmutav, et meil võib nüüd olla TSA liige linnapeana. See on tõesti hullumeelne. Ja Tanja, mis toimub osariigi tasandil, sest teil on praegu ka kuberneri valimised. Jaa. Ja tundub, et esimest korda pärast Schwarzeneggerit võib osariigil olla vabariiklasest kuberner. Noh, me arvame või loodame, aga nüüd, kui kogu see valimispettus toimub, tundub, et seda ei juhtu. Steve Hilton oli mõnda aega isegi esikohal Becerra ees. Nüüd on tead Tom Steyer kuidagi ettepoole trügimas. Mis mulle hullumeelne tundub, on see, et ma tunnen Steve'i. Ta on nii armas inimene. Ta toetas mind ka. Ma armastan teda. Ja ta on ka lihtsalt terve mõistusega mees. Ta on mõistlik mees, kes tahab teha Californiast turvalisema, parema ja jõukama koha. Koha, kuhu jõukad inimesed tahavad tagasi tulla. Kogu meie rikkus lahkub. Me teeme sõna otseses mõttes Florida rikkaks. See on uskumatu. Nagu New Yorgi inimesed. Jah, see on hullumeelne. Meie parimad linnad. Ja sellepärast ma mõtlengi, kuidas inimesed ei näe, et see on tahtlik. Sa peaksid sellele tähelepanu pöörama. LA ja New York on kõige kuulsamad ja kõige ameerikalikumad linnad, mis pähe tulevad. Aga just need linnad hääletavad nüüd inimeste poolt, kellel on kõige lääne vastasem ideoloogia. Ja nad võidavadki. Nad ongi täpselt sellised. Nagu meie piiprid koos Hezbollahka, need läksid neil taskus tööle. See toimub igal meie tänaval ja igas meie koolinõukogus. Ma isegi ei taha hakata rääkima sellest, mis toimub meie koolides ja kõigis neis kohtades, kus surutakse peale DEI algatusi, mida ma kunagi ise nii väga toetasin. Sest ilmselgelt hoolin ma kõigist ja tahan, et kõik oleksid esindatud ning tunneksid end võrdsena ja õiglaselt kohelduna. Ja ometi hõlmab see kõiki peale juutida. Nii et ma ei saa isegi selle ruumi eest seista. See on tõesti hullumeelne, kuidas me oleme lihtsalt need. Me oleme lihtsalt nagu lääne nõid, ma arvan. Tanja, kuidas su kampaanial läheb? Millised on su võimalused? Ausalt öeldes ma väidaksin, et need on head esiteks sellepärast, et ma olen positiivne ja väga võistlushimuline. Tubli, nii peabki, sa peadki olema selline. Aitäh! Ma tõesti usun, et on olemas soov muutusteks. Ma arvan, et on olemas ka soov vaidluseks. Tead, kui sul on volikogu, siis see tähendab, et seal on 5 kohta. Ja selle volikogu 41-aastase eksisteerimise jooksul pole seal kunagi olnud ühtegi vabariiklast. Nüüd See on parteidu valimisvõistlus. Wow. Kandideerin lihtsalt inimesena. Ma ei kandideeri vabariiklasena, ma kandideerin inimesena, kellele läheb West Hollywood korda, kellele läheb korda, et siin oleks kõigil hea. Ei, ja täpselt nagu Spencer, tema ka ei kandideerinud vabariiklasena, aga mina olen registreeritud vabariiklane. Ja seetõttu vihkavad paljud inimesed mind automaatselt, eks. Aga kui sul on 5-liikmeline volikogu ja kõik 5 on ühesugused nagu koopiad, siis mida sa üldse saavutad? Jah, mitte midagi. Isegi kui lõpuks surutakse läbi midagi, mis võib-olla pole minu kasuks või millega ma ei nõustu, siis olgu. Aga kui ma sain selle kallal töötada, kui ma sain oma arvamust lisada, siis see annab väärtust, eks? Rohkem kui väärtus. Rohkem kui väärtus. Ma tead, olin aastaid linnavalitsuses ja isegi kui neil oli enamus, õnnestus mul ikkagi midagi muuta. Sul õnnestub läbi rääkida mingisugune parem lahendus. Ma usun sellesse väga. Ma arvan, et sa võiksid teha tohutu muutuse. Absoluutselt. Ja ma imetlen sind nii väga selle eest, mida sa tegid ja ma olen nii tänulik, et sa töötasid Jeruusalemma heaks nii pikka aega. Tead, see oli tõeline privileeg, Tanja. Ja kui ma kuulsin, et sa kandideerid linnavolikokku, olin ma sinu üle väga elevil, sest ma tean, kui rahuldust pakkuv see sinu jaoks saab olema, eriti sinu jaoks. Sa oled inimene, kes viib ellu muutusi, kes usub muutustesse. Ma arvan, et inimesed oleksid hullud. Räägi mulle nii, et sa kandideerid, arvad, et sul on korralik võimalus. Sa teed kõiki neid kampaaniaüritusi. Kampaania tegemine on väsitav, Tanja. Ma võin vaid ette kujutada, milline su ajakava välja näeb. Kas sa saad positiivset tagasisidet? Jah, saan küll. Tegelikult saan ma tagasisidet inimestelt, kellelt ma seda ei ootaks. Nad lihtsalt tulevad minu juurde ja ütlevad, aitäh, et sul on teistsugune häär. Tead, ma arvan, et kandideerib umbes 10 inimest, mis ausalt öeldes isegi suurendab minu võimalusi. Need 10 inimest jagavad kõik samu arvamusi. Ja see vähendab ka häälte arvu, mida mul on vaja saada. West Hollywoodis on suur vene kogukond. Ma olen venelane ja mu vanemad tulid siia. Suurepärane. Jah, Juudi konföderatsiooni abiga jõudsid nad West Hollywoodi.
ja venelased tavaliselt ei lange selle woke'i jama lõksu, eks? Kas ma mõtlen õigesti? muidugi mitte. jah, nemad teavad, kuidas diktatuur välja näeb. Täpselt, nad teavad täpselt, mis see on. Ja on hull mõelda, et ärkvel olemine tähendab, et oled osa inimestest, kes tegelikult usuvad diktatuuridesse. Aga just seda see tähendabki. Okei, nad ega ei saa aru, hobuseraua efekt tõesti toimib. Ja kui sa arvad, et oled progressiivne, siis sa tegelikult ei ole. Sa võtad endalt vabaduse ära ja inimesed lihtsalt ei saa sellest aru. Sul on venelased, sul on mõned juudid, ma eeldan, sul on terve mõistusega inimesed ja sul on log cabin republicans. Ma arvan, et me saadame sulle erilised palved Jeruusalemmast. Aitäh. Sest ma olen väga elevil, millal on valimised? 3. novembril. Okei, nii et sul on veel pikk tee ees. palun, Jumal, lase tal ainult tugevamaks saada. ja see, et sa tulid siia oma kampaania keskel, näitab ka, kui pühendunud sa oled mitte ainult oma linnale ja naabruskonnale, vaid ka oma rahvale, Tanja. Loomulikult. sa oled tõesti nii erakordne eestkõneleja. anna mulle natukenegi lootust California suhtes, Jumala pärast. anna mulle lootust, mis saab edasi. Lootus Californias seisneb selles, et ka minusugused inimesed kandideerivad. Tead, kui inimesed pingutavad ja liiguvad edasi, siis ma väga loodan, et ma võidan. Aga isegi kui ma ei võida, loob see aluse sellele, et rohkem inimesi kandideeriks. Nõus. Tead, tuleviku jaoks, ja see ongi lootus. Kui mina saan kandideerida, siis saavad ka kõik teised. Ja see ongi see, mis mulle lootust annab, tead. Nii et kindlasti. see on suurepärane, Tanja. vaatame siis, kuidas see nädal kujuneb. Vaatame, kas saad marssida koos selle imelise delegatsiooniga, kellega sa siin oled. Loodame, et kõik jõuavad kohale ja et me suudame selle kõige mürgisema vaenlase siin, seal ja igal pool võita. Jah, ma tõesti loodan, et Bibi hävitab lõpuks selle ühe asja, mis terroriseerib kogu meie maailma. Tead, Iisrael tuleb jälle maailma päästma, täpselt, ja ma ootan huviga, et seda näha. Aitäh sulle, et annad oma panuse. Aitäh! Tanja, aitäh! Suur aitäh!